Täna oleme siis taas garaažis ning alustame selle auto mootori lahtivõtmisega. Nimelt 1500 pöördest kuni 3000 mingi imelik lagin sees. Olen saaled ära kontrollinud, nagu nägite, tõukurid vahetasime ära ja endiselt ta lagiseb. Ehk siis, kuna Dünos ei tahaks seadistajat kurdiks teha, tuleb selgeks teha, mis asi siin koliseb, korda teha ja siis uuesti kokku lappida. Aga asume vaikselt siis lammutama. Vahepeal olen siis suurema enamuse lahti saanud. Panin RS-i ja kõik jupid kõrvale, stange, radikad, turboradikas, torud. Nii suurem tuumaplahvatus on ka koristatud. Nüüd ongi jäänud siit veel turbo pool lahti võtta, kollektor ja siis saab juba plokikaane ära võtta. Nüüdseks olen jõudnud punkti, kus siis kõik peapoldid on välja võetud, ümbertrenge on kõik asjad eemaldatud ja nüüd tulebki plokikaan maha tõsta ja siis saab uurida, mis seis siin allpool on. Hetkel, mis ma märganud olen, on see, et see võll nagu see vist kostis siia ka, et sellel on piki lõtk nagu üles-alla ei loksu, aga piki pidi loksub. Ma ei ole kindel, kas hääl sellest tuleb, aga igaks juhuks ma uurin seda lähemalt muidugi. Igatahes selge on siis nüüd see, et on kõik lahti võetud. Panin siia katte peale, siis ei lähe siit mustus sisse. Ja mis ma avastasin huvitavat oli see, et väljalaske klapid loksusid. Vaatame, kas siit midagi paistab. Ta vist võib-olla keeruline näha. Tegelikult sisse laskama, mida ma just katsusin. Aga põnevam leida on hoopis see, et kolvil on pragu sees ja tegelikkuses on need praod kõigil 4 kolvil. Lihtsalt teistel on sellised väiksemad nagu sellelgi siin pool, aga siin on konkreetselt näha defekti. Ehk siis ilmselt on need silindrid ära kulunud. Ja külje peale liikumisest on ta siis need kolvid ära tagunud. Nüüd, kus on siis teada, mis tuleb ära vahetada, loodaks järgmine kord selle kokku panna ja ehk ükskord saab lõpuks Dünosse ka.